kui suured me oleme ja kui palju mind on või kui väike ma olen ja kui olematult tühine võiksin ma oma elus, oma kogemuses, oma päevas olla. Et kui suur ma saan olla, kas terve universum, galaktika või kui mikroskoopiline, olematult tühine, seosetu, üksildane, üksi, soovimatu, väärtusetu, kasutu ma võiksin oma elus olla. Need kaks suurt äärmust. Kas ma olen nagu kogu maailmade algus või ma olen täielik kogu maailmade algus, mis sisaldab nagu kõiksust, või ma olen selles kõiksuses olev ja asetsev ja valdav tühjus, mille sees see kõiksus asetseb. Väga suur ja lai teema võtan ma täna siin selles kasvuhoones käsile. Tulin välja, mõtlesin, et hea valguse käes teha, aga valgust on nii palju, et silmad hakkavad vett jooksma. Aga proovin siiski selle saate siin ära vedada, sest mulle meeldib valgus. Ja kasvuhoone on selline ideaalne paik, kus on juba parajalt soe, et saab istuda ja saadet vedada siis. Nii, aga võtame seda kõik, mis asub selles hiiglama suures tühjuses. Et kuidas seda läbi oma elu vaadata ja kuidas kõik toimub praegu, nüüd ja kohe. Kuidas materialismi ehk kehasse tulles sa saad endale ajajoone ja justkui kehast väljudes me muutume selleks kõiksuseks, milleks on siis nagu igavik. Ja see igavik justkui käibki muudkui kehast kehasse ja uuesti kogemas seda kehaks olemise elulugusid. Ja meiegi, kes sa oled praegu inimene, ma eeldan, et sa ei ole taim, kala ega lind ega loom, kes sa vaatad seda saadet. Et kus asud sina ja kui palju sa võid nagu ennast laiendada, et näha oma minaks olemise nagu hästi suuri laiasid piire, on sina ja sinu eelmised elud ja sinu tulevased elud, mis on praegu, nüüd ja kohe siin samas kuskil olemas. Ehk kõrval paralleelsused. Ehk siis ei olegi justkui mineviku eelmiseid elusid ega ka tulevasi, vaid oled sina, see suure algustähega see mina, kõrgem mina, kes käib siis ja materialiseerub elustunud vormidesse ehk kehadesse. Ja kui sa vaatad ennast hästi nagu lähiringilt, siis sinu kõige lähedasemad kõrvalparalleelsused ongi see sinu keskkond, kus sa asud. Kui me võtame nagu
näiteks inimese keha ja sa oled seal näiteks sa oled seal emakas. no oletame, et sa oled naise kehas ja emakas. Siis sinu lähedasemad organid on mis? Kõik, mis on ümber selle emaka. Aga seal kuskil ju kaugemal on ka maks ja kops ja neerud ja süda ja siis silmad ja kõrvad ja need on üldse seal kõrgemal on ju ja kaugemal on ka mingid varbad ja on ju nii. Ehk sinu lähedasemad on need organid, mis on sinu, kui sa oled emakas, siis seal on lähedal on tupp, seal on ka pärasool on lähedal, seal on, et mis on sinu lähikondlased seal, kui sa oleksid emakas. Aga kui sa oled süda, siis mis on südamele lähedasemalt seal? Kopsud, neerud, magu, soolikad, rindkere, ribid, vereringe oleksid just nimelt südameks olemise elu lähikondlased ehk kõrvalparalleelsused. Sa kuulud ühte ja samasse, ma vaatan, kuidas ma saaksin valguse, ma päris vastu päikest ei saa, siis mu silmad jookseksid kõik aeg vett. Et praegu see valgus mängib, aga las ta olla, te kuulate vast rohkem mind ja minu häält, jah. Et niisamuti oled sina koos ema, isa, õdede, vendade, onude, tädide ja või siis ka antud oma töökeskkonnaga. Sõbrad, tuttavad, sõbrannad, lähikondlased, sinu jaoks väga olulised ja sinu jaoks ka kaugemad tegelased. Aga nad kõik omavad ju, kõik kehastused ju omavad seda teadvust. Aga kuna teadvus on meil kõigil üks, teadvus ehk mina, teadvus on, me omame ühte sama igavikulist teadvust, mis käib siis kehast kehasse. Ja kui sa oled juba inimeseks, siis sinu lähikondlased on sinu inimeseks olemise nagu kõrval paralleelsused. Sinu kõige lähedasemad kõrvalparalleelsused, sinu eelmised elud on sinu ema ja isa ja nende emad ja isad ja nii 7 põlve. Ja kui sa nüüd vaatad oma ema-isa peale, mida nad mõtlesid, mida nad tundsid, mida nad tegid, mida nad tegemata jätsid, kuidas nad midagi tegid, kuidas nad midagi tundsid või tundmata jätsid, kuidas nad mõtlesid või mida nad mõtlemata jätsid. See ongi sinu kõrval paralleelsused. Et sinu kõrval paralleelsus võib midagi väga kõrgeks ülistada ja samas võid sina kõrval paralleelsuses seda sama valdkonda nagu täiesti tühiseks pidada. Et ühes elus sa midagi ülistad ülikõrgele ja teises elus sa põlastad või pead täiesti tühiseks. Ühes elus sa oled väga nagu rangelt kuri, aga teises paralleelsuses sa võid olla hellalt ja soojalt andestav. Ühes elus oled sa andestamatult nagu andestamatu tõestaja.
ja seal samas kõrvalparalleelsuses sa võid olla vägagi andestav ja lunastav. Ühes elus sa võid olla nagu tõeliselt jõhker, jõhkralt nagu füüsiliselt ja emotsionaalselt vägivaldne. Ja täiesti kõrvalparalleelsuses, et kui näiteks üks vend on jõhkralt füüsiliselt ja vaimselt vägivaldne, siis seal samas kõrval võib olla tema õde, kes on nii vaimselt kui füüsiliselt hell, hooliv ja abistavalt mõistev. Ja siis see sama vend võib olla väga, väga vihane selle õe peale, kes on nagu nii allaheitlik justkui. Ja seal samas võib olla see õde suures kannatuses, et tal on nii jõhkralt vaimselt ja füüsiliselt ebaterve vend. Kuid kas ongi vend ja õde? Tegelikult on kõrvalparalleelsuste äärmused. Kõrvalparalleelsuste äärmused. Ühes elus sa võid olla nagu väga kuldsete kätega, väga kõrgelt tunnustatud ehitusmees. Ja seal samas kõrvalparalleelsuses sa võid olla täiesti kätega ei oska midagi teha, aga vaata suuga teed suure linna. See on kummaline, eks, et ühes elus ma võin olla nagu täiesti väärtusetu, haigelt sündinud, täiesti justkui eluvõimetu invaliid. Ja seal samas kõrval võid olla nagu ülikõrge väärtuste, ausammaste ja loorberi lehtedega kuulus ilmakodanik. Et mida lähedasem on sulle kõrvalparalleelsuses olev väärtusetuse kehastus, seda kõrgemale sa üritad ühes teises paralleelsuses väärtuse ja kuulsusega ennast üles töötada. Kuid tegemist on lihtsalt teadvusega ja nende kõrvalkehastustega, kõrvalparalleelkehastustega. Kui sa nüüd vaatad oma ema-isa sellise pilguga, et nad on sinu eelmised kehastused, kes andsid oma tolle hetke parima, tolle hetke teada olevalt ja teada võimalikkuste parima, siis ja kui sa vaatad oma õdesid, vendi, ma võtan ühe lonksu siin vahepeal, ma tegin endale teed siia. Ja kui sa vaatad oma õdesid, vendi, siis ka nemad on sinu kõrvalparalleelsused, väga lähedased kõrvalparalleelsused. Siis sa võid vaadata, mis nendel
kõrval paralleelkehastustel, mis nendel ülihästi nagu selles elus välja tuleb ja mis nendel ülikehvasti nagu üldse ei õnnestu. See ei olegi nagu vaata, mis on nende hea või halb, vaid vaata, kus sa asud omadega. Kui sa tahad teada, kus sa päriselt oma kehastuses asud, siis vaata oma kõrval paralleelsuseid. Et vaata oma tütart, oma poega, nemad on sinu tulevased kehastused, kes on praegu nüüd ja sama kohal ju, kui sa oled oma lapsed ära sünnitanud. Ja su tulevased elud elavad sinu elutoas, söövad sinuga samast külmkapist, samad toitu, mõtlevad sinuga samu mõtteid, ehk kehast kehasse käies sa teed silmad lahti seal, kus sul viimati pooleli jäi. Aga kuna see toimub kõik paralleelselt võib ju toas viibida vanaema, vanavanaema, vanavanaema, tütar, tütretütar ja tütretütretütar. Ja kõik toimub paralleelselt samal ajal. Ehk siis mina ja minu eelmised kehastused, mina ja minu tulevased kehastused. Ja siin ei ole vahet, kas sa oled oma elus sünnitanud või ei ole sünnitanud. Sinu kõrval paralleelsusteks võivad olla ka sinu taimed, sinu loomad, sinu linnud, sinu putukad, sinu mõtted, sinu emotsioonid, sinu tegevused ongi sinu kõrval paralleelsused. Sinu töö, sinu töökaaslased. Kui öeldakse, et oma eelmises töökohas, siis tegelikult sa võiksid sama hästi öelda oma eelmises elus. Oma eelmises töökohas ma olin sealne kokk. Oma eelmises elus ma olin koristaja. Oma eelmises elus ma olin seal klaveriõpetaja. Oma eelmises elus, nii nagu minu ema oli õmbleja ja minu vanaema oli ka käsitööline, olen ma ka selles elus õmbleja ja ka käsitöö on mul selge, sest et eelmistes eludes sai see väga hästi ära õpitud. Ja ma võin oma eelmiste elude, mis mul on juba selge, mis on mul ära kogetud, mis on mulle omane, mis on mulle loomuomane, mis on praegu siin ja sama. Samas ma saan seda kõike siin praegu nagu üles kutsuda, et ma taas mäletaksin, taas oskaksin seda. Ma võin teile näite tuua. Kui ma tegin mingi 5 aastat tagasi, 6 aastat, 7 aastat tagasi juba jah. Aegas alguses ma käisin ka eelmiste elude rännakutel ja tegin sellest videosid. Ja rääkisin teile seal 7 aastat tagasi, kuidas ma olen ühes oma eelmistes eludes olnud seotud ka Jaapaniga, geisha kultuuriga ja sealsed geishas on siis väga nagu selline teevalamise traditsioon, laulmine, tantsimine, meelepärane olemine, malbe oleku rääkimine, mõistmine, andestus, helgus, selgus, soojus, puudutus, naeratus ja kõik, mis käib selle geishaks olemise maailma juurde. Ja tolles eelmises rännakus, kus ma siis käisin, ma ise ei olnud geisha, aga minu ema oli geisha. Mina ise seal sain ühe nälja ajal 4-aastasena surma. Aga ma mäletasin Jaapani aeda. Ma mäletan
kulla värvidega joonistatud draakoneid, ma mäletan muusikat, ma mäletan seda pehmeid käsi, valget nahka, muusikat mäletan, hästi malgelt, vaikselt kõndimist ja rääkimist, mitte üldse karjumist, vaid hästi. Ja ma mäletan ka minu isa, kes oli väga selline suur ja uhke tegelane, kes siis aga miks ma sellest praegu hakkasin teile rääkima, on see, et seda ma käisin 7 aastat tagasi ühel rännakul vaatamas. Oma kõrval paralleelsuseid siis. Ja mis nüüdseks on juhtunud? Nüüd on juhtunud see, et minu uueks kehastuseks on siis minu poeg, minu tütar. Minu poeg on nüüdseks rännanud Jaapanisse, õppinud ära jaapani keele ja õpib sealses muusikaülikoolis siis muusikuks, heliloojaks. Ja ikka ja jälle tuleb see Jaapan minu ellu tagasi. Aga ta ei ole ära olnudki, ta on nagu kogu aeg kohal. Mina joon siin teed, justkui, näete siin. Ja ka minu selle elu üks elulugude väljakirjutamise nagu teemasid käibki ju, ma muudkui valan teed ja kuulan, kuidas teine inimene oma elulugu välja räägib. Muudkui valan aga uuesti teed ja kuulan, kuidas teine inimene oma elu ja lugu ja mõtteid, emotsioone, tegevusi välja räägib ja kirjutab ja siis me vaatame ja mõtestame seda. Et kõik toimub praegu nüüd ja kohe, nagu kogu aeg paralleelsustes. Ühes elus olen ma väga palju heidelnud usun ja ei usu temaatikaga. Ja usk naistesse või usk meestesse, usk lähedastesse või saada reedetud või saada nagu puudutatud sellest, et mis on välja mõeldud, isikustatud nagu see ülistus, kellele on siis omistatud mingi nimi. No, üks välja mõeldud minadest, kes on nagu siis kehastunud, on siis kas Kristus või Budad või Allahid või ehk siis usun ei usu on seotud, tänapäevases kontekstis on ta seotud ja väga tugevalt seotud siis religiooniga ja ka kui sügavalt see minna religioossusesse, et ma olen olnud kehastusi, kus ma olen olnud väga sügavalt religioosne. Ja ka selles elus minu kõige lähedasem paralleelkehastus on sügavalt religioosne. Ja minu tulevane kehastus, ehk siis üks on siis poeg, kes asub Jaapani radadel ja teine on tütar, kes asub religioossetel radadel. Et kõik läheb nüüd ja praegu ju edasi. Ongi mina, minu eelmised, mis justkui minu selle mailise punktist vaadatuna on nagu kehast lahkunud. Ja
on ka kõrvalparalleelsuseid, mis on Mailise selle kehastuse punktist vaadatuna juba ära sündinud, Mailise uued paralleelsused, minu uued elud ja veel tulevased elud, kes alles tulevad kehadesse kehastuma. Ehk siis minu lapsed ja lapselapsed. Ma vaatan, kas ma saan seda valgust parandada siin, sest see päike teeb igasuguseid trikke, et ma näeksin paremini välja. Nii. Ma täpselt ei tea, kuidas te mind näete, sest mul tõesti on siin valguse üleküllasus. Vaatan, et kui palju ma valgust siia kaamera otsa peale pean näitama. Nii, vabandust, ma sätin siin vahepeal oma stuudiot ümber. Nii vast, nüüd on jälle parem. Eriti tasub, näiteks ma toon selle näite, et eriti tasub tähelepanu pöörata teid nagu valusalt vaevavatele lähedastele või inimestele, kellega te olete kas tülis või vaenujalal või täiesti eriarvamustel ja sellega olete nagu mõtte ja emotsionaalselt väga hõivatud või te olete kellegi pärast väga mures näiteks, siis või te olete kellegist väga häiritud, kellegi peale väga vihane või vaadake ka inimesi, keda te väga, väga armastate. Kui teie elus on kedagi, keda te väga, väga, väga armastate, siis te tegelikult armastategi oma paralleelkehastust. Ja te armastate oma paralleelkehastust, just nimelt seda osa, mis teil endil selles kehastuses nagu justkui vajaka jääb. Või mida te selles kehastuses nagu ära ei ole vastu võtnud või ära nagu töösse lasknud, siis teie kõrval paralleelkehastus juba võtab seda töösse, kasutab seda, tal tuleb see hästi välja ja sellepärast ta teile meeldib, sellepärast, et teda armastate. Et kui teie elus on keegi, kes on nagu hell või soe või siiras või ehe, siis see olete tegelikult teie oma kõrval paralleelkehastuses. Et kui teil on kedagi, keda te nagu väga-väga ülistate, tal väga-väga meeldib, siis te oletegi nagu süda ja kes pumpab seda armastavat verd ringi. Süda elu lõpuni armastab seda verd, mida ta pumpab ringi. Aga samas teil võib olla ka ju lugusid, et 20 aastat armastasin teda, elasin tema elu nimel kõik. Ehk siis te elate justkui oma kõrval paralleelsuse elu nimel ja siis te pettute või juhtub midagi. Saate alanduse või reedetud või ebaõigluse või hüljatuse, mahajäetuse kogemuse. Siis tegelikult ega see teine inimene teid ei jäta maha, vaid teie ise olete maha jätnud mingi teie ise osise. Palun kuula kord seda verd. Et näiteks, kui teil on valus lahkuminek olnud, siis meie kõrval paralleelsused on ju vabad. Nad ei ole meie omad. Ei abielulepinguga, ei allkirjaga, ei sõrmusega, ei lepitud mõtete ja jutustustega, et kallis, elame elu lõpuni koos. Ei, teie kõrval paralleelsused on suveräänsused. Nad on täiesti eraldi kehastunud kehastused. Nad ei ole teie näpudega, kõrvadega varbad, mis on teiega elu lõpuni. Teie keha on teiega elu lõpuni. Ja nüüd ongi seesama koht, et kui te tunnete, et keegi
on teiega julm, siis oled see sina, kes sa oled enda sinaga julm. Selle jutustusega. Ehk siis sul on üks jutustus, kuidas sa oled julm enda teise jutustuse peale. Sest et mina ei ole mina peale, mina on teadvus. Teadvusel teadvusel ei ole mõtteid, emotsioone ega tegevusi. Mõtted, emotsioonid ja tegevused ja keha, see kuulub hinge. Teadvus on nagu teisi keeliga see püha vaim siis kes käib kehast kehasse oma hinge lugusid läbi kogemas. Kui teil on keegi, kes teiega on väga julm, siis see on teie enda üks paralleelsustest, kes on teise paralleelsusega väga julm. Aga nüüd, kui sa tead, et ta on sinu kõrval paralleelsus, siis on nagu lihtne teda mõista ja andestada. Et sinu kõik paralleelsused ei asu samal kasvupositsioonil ehk hinge arengusüsteemis, on ta teises kohas. Ta on teises kohas hinge arengu teekonnal teises punktis. Niisamuti nagu sina olid oma keha arengult teises punktis siis, kui sa olid ema kõhus, kui sa olid 1-kuune, 2-kuune, 3-kuune, 5-kuune. 9. kuul tulid ema kõhust välja ja su maailm muutus. Su keha oli ja su lugu oli kõik aeg teises punktis igal hetkel. Ja see punkt muutus. Nüüd on samamoodi, et ka sinu kõrval paralleelsused on sinuga võrreldes alati teises punktis ja kõik need punktid kogu aeg muutuvad. Et ühes elus kõrval paralleelsuses sa võidki olla julm ja jääda ka tolles kõrval paralleelsuses sa võidki jääda julmaks elu lõpuni. Aga sa võid ka kahetseda oma julmust, sa võid ka andeks paluda oma kõrval paralleelsuses. Aga sa võid ka nagu andestada ja mõista ja võtta kõik jutustused maha, et kas mul see paralleelsus tuleb toime sellega, see seal ei tule toime ja nüüd ma kavatsen siin elus oodata, kui too eelmine tuleb järgi mulle ja lõpuks on see lugu, et sa võid olla oma selles elus ka punktis, mis on kõikide teiste paralleelsuste nagu, ma ei ütle kauge, vaid sa ei ole mitte ühegi kõrvalparalleelsusega enam energeetilises tõmbumises, tõukumises. Sest et üldjuhul meie ja meie paralleelsused me avaldame üksteisele äärmiselt suuri mõjusfääre. Et põhimõtteliselt mina võin siin kas jääda väga haigeks ja mu kõrval paralleelsused muutuvad kõik väga murelikuks. On ju väga suur mõjusfäär. Ma võin siin praegu valetada, varastada ja midagi veel korda saata. Ja minu kõrval paralleelsused võib olla häbi, võib olla piinlik. Nad üritavad heastada, nad võivad mind hukka mõista, nad võivad oma kohtu üles kuulutada, nad võivad mind perekonnast üldse välja nagu visata ja nagu mind omade seast kuuluvusest välja heita. Aga kas ma saan olla nagu päriselt välja heidetu, kui meil kõigil on üks ja sama teadvus?
et kas see üks ja sama teadvus saab ühe teadvuse osa välja heita? Ei saa. Aga ta saab nagu ühe varba otsast ära lõigata. Kas siis varvas elab edasi eraldi? Ei ela. Kui sa lõikad varba otsast ära ja paned siia mulla peale kasvuhoonesse, ta muutub mullaks tagasi. Me kõik oma kehastustega oleme niisama täiesti individualiseerunud eraldi, kui me oleme selle suure ühisorganismi väikesed rakukesed. Ja üks rakukene võib ju teise raku maha kanda ja teda tühistada. Ja või temaga koostööd teha, või temaga abielluda, või temaga lapsi teha, või tema väärtuse ülesse kuulutada, või tema väärtusetuse ülesse kuulutada. Aga sa saad tulla üleni teadvele oma lähiparalleelsustest, kehastustes. Ja seal ei ole tõesti vahet, kas me räägime praegu inimparalleelsustes, taime paralleelsustes. Et aednikud on kõik oma taimedega kõrval paralleelsused. Loomakasvatajad on väga tihti, nad ongi oma enese loomadega kõrval paralleelsuse kehastused. Linnuarmastajad, nad on kõik oma lindudega nii-öelda kõrval paralleelsuse kehastused. Nad mäletavad ise linnuks olemist ja nad siiamaani armastavad ja peavad lugu ja uurivad ja puurivad ja teevad nii-öelda teadustöid lindude maailmast. Vaatan, kus ma saaksin parema, siit tuleb juba päike. Vaatan, kus ma saaksin natuke valgust endale. Et pilt oleks natukene parem. Nii, vaatame, kuidas ma teadsin, et siia tulles ma ei saa kontrollida eriti valgust, aga natuke ikka. On olemas inimesi, kes toimetavad ainult siis nagu putukate maailmaga, uurivad seal ämblikke või satikaid, matikaid või mesilasi või kiilisid või liplikaid. Ja mis ma selle saatega nagu öelda tahan, et kõik toimub nüüd praegu kohe ja iseasi, kas sa oled selle peale kunagi nagu vaadanud, vaatleja positsioonil vaadanud, et kui ma olin isa, näiteks, siis ma olin niimoodi. Kui ma olin emana, enda emana, siis ma olin niimoodi. Ja siis ma võin oma onud-tädid üle vaadata, vanaonud, vanatädid ja sa leiad sealt jooni, väga tihti väga tugevaid jooni, mida sa tugevalt hoiad, et neid taaselus püsiksid ja sul on olemas ka tugevaid jooni, mida sa väga väldid, kardad, põlastad ja vihkad. Et kui sul oli seal ühes kõrval paralleelsuses oli alkohol näiteks väga suurt nagu põgenemistuba mängimas, siis sa võid leida oma kõrval paralleelsustes inimesi, kes on nagu nulltolerantsina alkoholile. Kuid mis see päris, kas seal vahepeal on ka mingi selline
Noh, kui ma nüüd seda kõike tean ja teadvustan ja edasi jälgin, vaatan, kuidas see aitab minul nagu selles kehastuses, kus ma tulin teadvele oma eelmistest ja tulevastest eludest, mis mu nina all toimub. Isegi siis, kui sul ei ole selles elus lapsi, on sul olemas midagi, mida sa mõtled, mida sa tunned, mida sa teed. Ja mis on sinu see, mis sul valmis saab. Et kui sul ei olegi selles elus näiteks lapsi, siis see ei tähenda, et su tulevased elud otsa saaksid. Et musta auk oleks sind ära neelanud. Ei. Ühel päeval sa lahkud kehast ja ühel päeval sa saabud tagasi kehasse. Võib-olla peakski ühel päeval tegema saate, et mil me ei tule enam tagasi kehasse. Et mis meid tõmbab tagasi kehasse. Ma olen sellest rääkinud. Laeng. Magnetiseerunud energeetiline laeng. Teie miinusnegativism ja teie plussiga positiivism. Laengul on tõmbamise, tõukamise süstemaatika. Mida suurem on teil laeng, seda suuremaks võib osutuda ka karmatuuled ja seda suurem on teil ka ego rolli osakaal, mida te tulete taas ja taas ja taas uuesti välja elama. Teie teadvuse, te ei ole 100% teadvusega kehastunud. Teadvus on ülisuur, te tulete teatud osisega teadvele. Aga te saate seda teadvuse osas suureneda, laieneda, mitte teadlikkuse määr veel laieneb vägagi laiaks. Et lõpuks võib teil natukene kehas jääda kitsaks elada. aga see võib olla ajutine tundmus lihtsalt. Ühel päeval see läheb mööda ja saabub neutraalrahu, neutraalvaikuse ja neutraalpiisavuslikkusega. Neutraalrahu, neutraalvaikus. Kui te vaatate oma kõrvalparalleelsuseid, siis te näete, et neil on valdkondi, mil nad on saavutanud neutraalrahu ja neutraalvaikuse. Ja neil on valdkondi, mil nad ei ole saavutanud neutraalrahu ja neutraalvaikust ja toimub väga suur mõtte, emotsionaal ja tegevuslik liikumine. Ka mina omal ajal, kui ma tegelesin veel usun, ei usu ja keda uskuda ja kui palju uskuda, kas uskuda Jumalat või loodust või evolutsiooni, siis mina olen nüüdseks saavutanud rahu usun, ei usu temaatikaga. Et mis on õige, mis on vale, mida ma usun ja pean õigeks ja mida ma ei usu ja mis on vale ja mis on väljamõeldis. Ja see teema on saavutanud nüüd rahu ja vaikuse. Ja ma lihtsalt neutraalrahus vaikuses vaatan, kuidas mu tütar seda veel läbi protsessib.
aga ka mina omal ajal olin hästi suur heitlikkuses. Selle usun, ei usu ja keda uskuda ja kui palju uskuda ja mis mind kannab ja mis mind ei kanna. Ja mis veab elus välja ja mis ei vea elus välja. Kellele toetuda ja kas üldse toetuda või olen ainult mina ja ma saan uskuda ainult ennast ja enda väljavedamist. Ma põdesin seda kaua, see oli minu elu kõige suuremad väljakutsed on olnudki religiooniga ja seksuaaltemaatikaga. Seksuaaltemaatikaga ma olen ka jõudnud ühele poole. Et ta ei ole minu jaoks enam üldse teema selle koha pealt, et ta minu jaoks vabastatud. Mul ei ole seal häbisid, piinlikkusi ega mis on õige, mis on vale ja kuidas tohib ja kuidas ei tohi. Ma olen selle üleni vabaks lasknud ja ma nagu läbi põdenud, vabaks lasknud ja vabastanud kõik häbid, alandused, piinlikkused, seksuaalväärkohtlemised. Ma vaatan, kus valgus jäi. Seksuaalväärkohtlemised, millega ma nagu omal ajal palju nagu traumatiseeritult läbipõdemisi siis kogesin. Ja nende samade oma kõrvalparalleelsuste näol siis, et kas ongi olemas üldse mõrvar ja mõrvatav, kui see kõik toimub, et ühes elus oled mõrvar ja teises elus sind mõrvatakse. Ühes elus oled kangelane ja teises elus oled antikangelane. Ühes elus oled, kes saab sõjas võidu ja teises elus sa saad sõjas surma. Iseasi, kas sa ühes elus enam lähed sõtta, kui sa ei taha enam ei võita ega kaotada seal sõjas. Kas sa lähed enam ja osaled selles sõjas üldse? Et kui kõik on läbi tehtud, et mis siis saab? Siis sa jõuad omadega kohale. Aga kõige lahedam koht on see, et sa oled kogu aeg kohal olnudki. Aga kuna sa ei tea seda, et sa oled kogu aeg nagu kohal olnudki, kogu aeg, kas sa oled kehas või sa ei ole parasjagu kehas. Kui sa ei ole parasjagu selles kehas, siis sa oled parasjagu oma paralleelkehas. Et sa oled kogu aeg kohal. Sa oled kogu aeg valmis, sa oled kogu aeg piisav ja sa oled kogu aeg väärtus. Sest et teadvus oma igavikulisusega ongi kõrgeim väärtus. Sa tuled kosmosetolmust, sahistad seal natuke ringi, millest moodustuvad evolutsioneerunud planeetsüsteemid. Kuna ühel päeval nad taas lahkuvad mustade aukude kaudu kõrval paralleelsustesse. Ja sa sünnid uuesti ja uuesti. Ma vaatan, kas tahab veel mingit infot tulla siia samma saatesse.
kui laiaks, noh, ma läksin päris laiaks ju, on ju. Aga kui kitsaks tagasi tulla, siis ma ikka olen öelnud, et laused, mis osadele inimestele palju nagu lühisesse ajab või trigerdab, on see, et ainult sina oledki olemas. Sina, kes sa vaatad mu saateid ja oled kaua vaadanud, mõtled kaasa, tunned kaasa, siis ka sina oled üks minu kõrvalparalleelsustest, kellega ma siis ühildun neid saateid tehes. Sina oled minu kõrvalparalleelsus ja mina olen sinu kõrvalparalleelsus. Lihtsalt me ei pruugi olla sama organismi osised. Me ei pruugi olla sama organismi ühisosised. Ehk siis sama vereliini ühisosised. Aga sellegipoolest, kui su tähelepanu peatub millegil, sinu tähelepanu ongi sinu teadvus. Kõik, mis su tähelepanuga saad teadvustada, sellega sa oledki ühildunud. Kui sa kuulad seda saadet, oled aastaid kuulanud, siis sa oled juba minuga palju kordi ühildunud. Sellepärast sa saad tunda, et ta räägib nagu minust. Aga ma räägingi sinust. Sest et ainult sina oledki olemas. Mina olen praegu sinule lihtsalt üks rääkiv peegel seal ekraani peal. Rääkiv ekraan. Et kui sinu mõtetel lasta ka rääkida, siis sa saad ka väga sarnased saated. Sarnased, aga samas sinu isikupäraselt erinevad. Seega on teadvel olles ja kehas püsides äärmiselt huvitav. Kogu aeg saan midagi rohkem teada sellest, mida ma kõike veel ei tea. Ja üllatav on see, et järjest rohkem suureneb see osis, mida ma kõike ei tea, on palju suurem kui see osis, mida ma olen teada saanud ja teadvustanud ja tean. Ehk siis ka sinul ühel päeval on see, et mida rohkem sa teada saad, siis justkui tervenevad üles sinu need vaimsete teekondade osised tervenevad ülesse. Ja seda rohkem sa saad minna rahulikumaks, piisavuslikumaks, valmis, väärtus ja piisavuslik küllus. Ehk siis ma pean ja tuleb teha nii, kaob ära, jääb ülesse, ma soovin. Mina soovin minu elusse. Ja isegi see, et ma soovin sulle head,
on see, et siis ma soovin ju oma kõrval paralleelsusele head. Aga vaata, kuna ma olen selles kehas, siis see hea on see, et ma pean ise oma hea ära teenindama. Mina ise saan juua, et see kehal oleks piisavalt vedelikku. Mina ise saan süüa, et sellel kehal oleks piisavalt toitaineid. Mina ise saan viia selle keha puhkama, kui ta on väsinud. Mina ise saan viia selle keha liigutama, kuna kehas asumine tähendab keha liigutamist. Mina ise saan tekitada üles hääle, rääkimise, laulmise vibratsiooni, mille läbi vibratsiooni saan minna teekonnal edasi. Ma ise saan läbi liikumuslikkuse tantsimise viia selle keha nagu edasi. Kõik vibratsioonid, hääle vibratsioon, tantsimise vibratsioon, naermise vibratsioon, seksimise vibratsioon, kõik viib edasi. Kasuta seda. Kui sa jääd ainult mõtte ja emotsionaalvibratsioonini, siis see on nagu teooria. Aga viis see praktikasse. Praktika käib läbi hääle, läbi liigutuse, läbi naeru, läbi laulmine, tantsimine, naermine, seksimine on need kõige esmasemad, mis tuleb üles ehitada, mille läbi sa saad teooriast minna praktilisse liikumisse oma hingearengu teekonnal. Hingamine on ka vibratsioon, sest sa liigutad. Sa liigutad õhku sisse ja välja. Ehk siis, kui mina soovin sulle head, siis ma soovin oma kõrval paralleelsusele head. Aga ma ei saa sinu eest süüa, juua, magada, puhata, naerda. Aga ma saan ka sinuga koos. Ma saan sinuga koos süüa, juua, naerda, laulda, seksida, magada, jalutada. Me saame ka seda kõike koos. Aga eeskätt sa saad ennast endale juua anda. Ise annan endale juua. Ma saan ka sulle juua anda. Aga ise annan endale juua, ise annan endale süüa, ise tunnustan, ise räägin enda head, ise soovin enda head, ise ehitan oma heaga üles enda headuse, ise räägin iseendaga, enda sisedialoog, väga soe, malbe, armastav sisedialoog. Ise räägin iseendaga peegli ees, on juba oma peegeldialoog. Peegli ees ei ole teil monoloog, peegli ees on teil päriselt dialoog. Teie ja teie enda minapildiga. Väga tihti see minapilt võib rääkida ka, et mis sa oled, vaata kui vana, vaata kui koledaks sa oled jäänud ja üldse, mis sellest ilma elus saab ja ega sa nooremaks enam ei lähe ja ainult vanemaks läheb ja no, see on teie sisedialoog teie endaga. Te saate endaga ise rääkida, häälevibratsiooni, te saate ise naerda, te saate ise jalutama minna, tantsida iseendaga, jalutama viia, kinno viia. Te saate ennast hommikust õhtuni armastada või hommikust õhtuni vihata. Kui te selles elus tegelete hommikust õhtuni enese haletsuse, enese vihkamise, enese hurjutamisega, enese kahetsusega, enese allaheitlikkusega, enese hirmutamisega, enese kurvastamisega,
siis see on antud kehastuse osis. Lihtsalt, kas sa tuled sellest teadvele või sa tuled järgmises elus teadvele, kõrval paralleelsuses teadvele, et nüüd aitab, need nutud on nutetud. Need vihad on ära vihastatud. Need põlgused on ära põlatud. Kas nüüd aitab? Kas nüüd aitab? Kas nüüd on tehtud? Sa pead ise ühes elus tulema teadvele, mis on tehtud ja mis on pooleli. Kui sa saad pihta, mis on sul selles elus tehtud ja mis on kõrval paralleelsustes ära tehtud, siis seda ei ole vaja enam jätkata. Sind viib jätkamise, sind viib ühe ja sama teemani ainult sellepärast, et laeng on üleval. Mõtte emotsionaal-laeng on üleval. Endiselt on veel kurbus üleval, endiselt on veel põlgus üleval, endiselt on hirmud, vihkamine. Midagi on üleval. Sind viib uuesti ja uuesti nagu mingit rõõmsat, illusioorset väljamõeldist nautima. Ainult sellepärast, et sa tahad siin kehas ellu jääda. Mingi paha on lõpetamata, mida te üritate oma illusioorse headuse päästerõngaga, ehk siis tihtipeale selleks päästerõngaks moodustub ka teie sõltuvustuba. Teie sõltuvustuba on teie päästerõngas. Ehk siis ise uputan ja ise päästan, süstemaatika. Palun vaata, millega sa ennast selles elus uputad ja vaata, millega sa ennast selles elus päästad. Aga mida sa hakkad tegema siis, kui sa ei pea enam ei uputama ega päästma? Siis milline jääb, kui palju jääb aega üle? Aega ehk aeg ongi aeg ehk hästi suures mastaabis igavik. Aega üle ongi see, et aeg, kui sul on tohutu ajapuudus, siis on sul näed väga palju vaeva uputamisega ja väga palju vaeva päästmisega. Ja veel palju elusid. Kui sa selles kehastuses lõpetad uputamise ja lõpetad päästmise, siis sa saad puudutatud igaviku poolt. Ja sa muutud igavikuks. Kogedes igaviku ehk kõrgeimat kohalolu, sa oled kogu aeg kohal. Vahet ei ole, kas sa oled 1-aastane, 10-aastane, 100-aastane, kehas sees, kehast väljas. Sa oled teadvus, kes kasutab seda keha ja seda keelemasinat, selle mõttesüsteemi, mõtteprogrammidega, kes saab seda informatsiooni jagada maa peal. Ja vahet ei ole, kas sa kasutad selle jaoks saateid, kas sa kasutad unenägusid, kas sa kasutad loomi, taimi, lindusid, kalasid või inimesi. Sest teadvus on meil kõigil üks. Kohtumiseni juba järgmises saates. Aitäh!